Jätkame eestikeelse piibliraamatu lugemisega. Tartus trükitud 1897. Järjega oleme Ruti raamatus. See on selles mõttes huvitav, et see läheb kokku parasjagu 12. õpetusnädala tekstiga. See on piltlik näide, kuidas siis kui Põhja- ja Lõuna-Kuningriik looja ütles nendest lahti nende kahepalgelisuse ja siis teiste jumalate ohverdamiste ja kõige muude asjade pärast, et looja reetmise eest, et siis aga kui ta nendest lahti ütles, siis looja enda seaduses on ju sees, et kui mees on naisest loobunud, ta ei saa teda kunagi enam tagasi võtta, seepärast et siis vastasel juhul see mees on rüvetatud. Aga ta ütleb, et kui ta lahutab neid, et ta annab neile lahutuse, et kuidas siis ta saab neid üldse tagasi võtta. Ja apostel Paul ammustas selle läbi. Kristus oli see, kes võttis tagasi. See kruus, mida Kristus palvetas aias, et see kruus temast mööda läheks, mitte tema tahtest, aga kui see looja tahe on. Aga see kruus oli ju selle mõrumarja kruus, et looja seaduses oli selline asi, et kui mees kahtlustab naist truudusetuses ja on kõrval läinud, siis tehti üks selline jook, nii-öelda vanaaegne suguhaiguste indikaatortest, nii-öelda jutumärkides. Ja kui naine seda jõi tunnistajate silme all ja teatud ilmingud toimusid, et siis oli ta süüdi. Kristus võttis risti peal selle liiderliku nii-öelda naise rolli, võttis selle karistuse enda peale, aga samas ta võttis ka teise poole. Et ainus võimalus, kuidas mees, mille Paul läbi ammustas, kuidas mees saab naise tagasi võtta või kuidas looja saab oma väljavalitud rahva tagasi võtta, kui ta on nendest lahti öelnud, on see, et mees peab ennem surema. Ja Kristus suri ja tõusis uuesti ja võttis ta kokku. Aga see on ka see, et nõue oli, et keegi teine peab proovima ennem lunastada rahvast, lähisugulane. Ja kui seda ei tehta, siis on väljaspool ringi õigus seda teha. Ja Ruti raamat on piltlik näide sellest, kuidas looja rahva endale tagasi lunastab. Aga siin on ka palju teisi sümboleid. Ühesõnaga, lihtsalt mõtlemiseks kõige selle peale. Ruti raamat 1. peatükk.
Ruti leseb oli, ta läheb oma ämmaga Kaanani maale ja neil päeval sündis, kui kohtumõistjad kohut mõistsid, et nälg oli Juudamaal ja üks mees läks Betlemmast Juudamaalt ära, et ta pidi kui võõras Moabi väljadel maal elama. Tema ja ta naine ja ta 2 poega. Ja selle mehe nimi oli Elimelek ja ta naise nimi oli Roomi ja tema 2 poja nimi oli Nahlon ja Kiljon. Evraiti mehed Betlemmast Juudamaalt ja nemad tulid Moabi välise maale ja olid seal. Ja Elimelek, Roomimees, suri ära ja tema jäi järele oma 2 pojaga. Ja nemad võtsid enestele Moabi maa naised. Ja teise nimi oli Orpa ja teise nimi oli Rutt. Ja nemad elasid seal ligi 10 aastat. Ja Mahlon ja Kiljon, mõlemad surid ka ära. Ja naine jäi järele omast 2 pojast ja omast mehest. Ja tema võttis kätte oma minijatega ja läks tagasi Moabi väliselt maalt ära, sest ta sai kuulda Moabi välisel maal, et Jehova oli tulnud katsuma oma rahvast ja neile leiba andnud. Ja ta läks ära sealt kohast, kus ta oli olnud ja tema 2 minijat temaga. Ja nemad käisid tee peal, et nemad pidid jälle tagasi minema Juudamaale. Ja Noomi ütles oma 2 minijale, minge pöörake tagasi igaüks oma ema kotta. Jehova tehku teile head, nõnda kui teie olete teinud neile, kes ära surnud ja mulle. Eeber 60, kes on siis kiri eebrealastele. Andku Jehova teile, et teie leiate hingamise aseme igaüks oma mehe majast ja ta andis neile suud ja nemad tõstsid oma healt ja nutsid ja ütlesid temale, me läheme sinuga tagasi su rahva juurde. Ja Noomi ütles, minge tagasi, mu tütred, mis teie tahate minuga tulla? Kas mu sisikonnas on veel poege, et nemad teile võiksid mehiks saada? Minge tagasi, mu tütred, minge, sest ma olen vanaks läinud, et ma ei või mehele minna, kui ma ütlesin, mul on lootust. Ehk ma oleksin, kui ma ütleksin, mul on lootus, et ma oleksin sel ööl mehe juures ja tooksin ka poege ilmale. Kas teie seepärast tahaksite oodata, kuni nemad üles kasvaksid? Kas tahate seepärast viibida mehele minna? Ei mitte, mu tütred, sest see on mulle palju kibedam kui teie, et Jehova käsi on mu vastu välja läinud. Ja nemad tõstsid oma häält ja nutsid veel enam. Ja Orpa andis oma ämmale suud ja Rutt jäi tema seltsi. Ja ta ütles, vaata, su käli on oma rahva juure tagasi läinud ja oma jumalate juure. Mine sina tagasi oma käli järele. Ja Rutt ütles, ära käi mu peale, et ma sind pean maha jätma ja su juurest jälle tagasi minema. Sest kus poole sa lähed, sinna lähen mina ka. Ja kus paika sina jääd, sinna tahan mina ka jääda. Sinu rahvas on minu rahvas ja sinu jumal on minu jumal. Kus sina sured, sinna tahan ma ka surra ja sinna
peab mind maha maetama. Nõnda tehku Jehova mulle ja nõnda veel pealegi, sest surm peab mind ja sind ühest ära lahutama. Kui ta nägi, et temal kindel nõu oli temaga minna, siis jättis ta rääkimise tema vastu järele ja nemad läksid mõlemad ära, kuni nemad said Petlemma. Ja see sündis, kui nemad Petlemma said, siis oli kõik linn nende pärast liikumas ja naisterahvas ütlesid, kas see on Noomi? Ja tema ütles neile, ärge hüüdke mind Noomiks, hüüdke mind Maaraks, sest kõige vägevam Jumal on mulle väga kibedat teinud. Mina läksin täis ära ja tühjalt on mind Jehova tagasi toonud. Miks teie mind Noomiks hüüate? Sest Jehova on vastu mind kostnud ja kõige vägevam Jumal on mulle paha teinud. Nõnda tuli Noomi tagasi ja tema ka Rutt, Moabimaa naine, tema minija, kes ära tuli Moabimaalt. Ja nemad tulid Petlemma odra leikuse hakatuses. Teine peatükk. Rutt nopib päid Boasse põllul, jah. Ja seal oli Noomil ta mehe sugulane, üks vägev vahva mees, Elimeleki suguvõsast, Boas nimi. Ja Moabi naine Rutt ütles Noomi vastu, lase ma lähen põllule ja nopin päid selle taga, kelle meelest ma armu leian, ja ta ütles temale, mine mu tütar. Ja ta läks ja tuli ja noppis põllul peallõikajate taga ja üks põllu osa juhtus kogemata tema ette, mis Boase päralt, kes oli Elimeleki suguvõsast. Ja vaata, Boas tuli Petlemmast ja ütles lõikajatele, Jehova olgu teiega, ja nemad ütlesid temale, Jehova õnnistagu sind. Õpetussõnad 3:33 ja Jeremaia 17:7. Ja Boas ütles oma poisile, kes lõikajate üle oli pandud, kelle päralt see noorik, kelle päralt on see noorik? Ja poiss, kes lõikajate üle oli pandud, vastas ja ütles, see noorik on Moabi naine, kes Noomiga on tagasi tulnud Moabimaalt. Ja ta ütles, lase ma nopin ja korjan kokku parmaste juures lõikajate taga, ja ta on tulnud ja jäänud hommiku ajast siit saadik, pisut aga on ta kodu olnud. Ja Boas ütles Ruti vastu, eks sa kuule, mu tütar, ära mine noppima teise põllu pealt, ära mine ka mitte siit ära ja jää siia mu tüdrukute seltsi. Su silmad olgu põllul, kus nemad lõikavad, et sa nende järel käid. Eks ma ole käskinud poissa, et nemad ei pea sinu külge puutuma. Ja kui sul janu on, siis mine sinna lähkrite juurde ja joo sealt joosest, mis poisid toovad. Ja ta heitis silmili maa ja kummardas maani maha ja ütles ta vastu, mispärast olen ma armu leidnud su meelest, et sa mind tuttavaks pead ja ma olen võõras. Ja Boas vastas ja ütles temale, küll mulle on teda teada antud kõik, mis sa oma ämmale teinud pärast oma mehe surma ja oled maha jätnud oma isa ja oma ema ja oma sündimisemaa ja oled tulnud ühe rahva juurde, keda sa enne seda mitte ei tundnud. Jehova tasugu sinu töö ja su palk saagu täide Jehovast, Iisraeli jumalast, kelle tiibade alla sa tulnud varju saama. Ja Rutt ütles, lase mind armu leida omast meelest, mu isand, sest sa oled mind trööstinud ja sa oled rääkinud oma ümardaja meele pärast. Ehk ma küll mitte ei ole
kui üks su ümardajast. Ja Boas ütles temale, söömu ajal tule siia ja söö, sest leivast ja kasta oma paluke sinna äädikasse. Ja ta istus maha lõikete kõrva ja tema andis ta kätte tangupudru ja tema sõi ja ta kõht sai täis ja ta jättis musti üle ja ta tõusis üles noppima ja Boas käskis oma poisse ja ütles, ta peab ka parmaste vahelt noppima ja teie ei pea temale mitte häbi tegema. Ja tõmmake ka küll temale midagi vihkudest välja ja jätke seda maha, et ta üles nopib ja ärge sõidelge teda mitte. Ja ta noppis seal põllul õhtuni ja peksis välja seda, mis ta noppinud ja sest sai ligi pool vakka otre. Ja ta võttis seda ära ja tuli linna. Ja tema ämm nägi seda, mis ta oli noppinud. Ja ta võttis välja ja andis temale sest, mis ta üle jätnud, kui ta kõht täis saanud. Ja tema ämm ütles temale, kus sa täna oled noppinud ja kus sa oled tööd teinud. Olgu see õnnistatud, kes sind tuttavaks pidanud. Ja ta andis teda teada oma ämale, kelle juures ta oli tööd teinud ja ütles, mehe nimi, kelle juures ma täna tööd teinud, on Boas. Ja Noomi ütles oma minijale, olgu ta õnnistatud Jehovale, kes ei ole maha jätnud oma heldust ei elavate ega surnute vastu. Ja Noomi ütles temale, see mees on meie lähem sugulane, ta on neist, kes meid ja meie maa võib lunastada. Ja Moabi naine Rutt ütles, ta ütles ka mu vastu, jää poiste seltsi, kes mu päralt seni, kui nemad kõik lõikuse saavad lõpetanud, mis mu päralt. Ja Noomi ütles Ruti oma minija vastu, see on hea, mu tütar, et sa välja lähed tema tüdrukutega, et nemad teise välja peal ei kipu su peale. Siis jäi ta Boasi tüdrukute seltsi noppima, kuni ära lõppis odralõikus ja nisulõikus ja ta jäi oma ämma juurde. 3. peatükk. Rutt püüab Boasi enesele meheks. Boas tõotab teda naiseks võtta. Ja tema ämm Noomi ütles temale, mu tütar, eks ma pea sulle hingamist otsima, et su käsi võiks hästi käia ja nüüd eks ole Boas meie sugulane, kelle tüdrukutega sa oled olnud. Vaata, ta viskab sel öösel rehealuses otre. Siis loputa ennast ja võia ennast ja pane oma riided selga ja mine alla tema rehealusse, et sina ei saa mehele teada, enne kui ta lõpeb söömast ja joomast. Nõnda peab see olema. Kui ta maha heidab, siis pead sa tähele panema paika, kus ta maha heitnud. Siis mine ja võta tema jalgade kate üles ja heida maha. Küll ta siis sulle annab teada, mis sa pead tegema. Ja tema ütles ta vastu, kõik, mis sa mulle ütled, tahan ma teha. Ja ta läks alla rehealuse juure ja tegi kõik seda mööda, kui tema ämm oli käskinud. Ja kui Boas sai söönud ja joonud ja ta meel hea oli, siis läks ta ja heitis maha virna otsa. Ja Rutt tuli hiljukeste ja võttis tema jalgade katte üles ja heitis maha. Ja see sündis keskööö ajal, et mees hakkas värisema ja lõi ennast kokku. Ja vaata, üks naisterahvas magas tema jalgade katte all. Ja ta ütles, kes sa oled? Ja tema ütles, ma olen Rutt, su ümardaja.
laota nüüd oma hõlm oma ümmardaja peale, sest sina oled lunastaja. Ja ta ütles, õnnistatud olgu sa Jehoovale, mu tütar. Sa oled oma viimase hea tööga paremini teinud kui esimesega. Et sa ei ole mitte poissmeeste järele läinud, ei kehva ega rikka järele. Ja nüüd, mu tütar, ära karda, kõik, mis sa mulle ütled, tahan ma sulle teha, sest kõik mu linnarahvas teab, et sa vahva naine oled. Ja nüüd see on küll tõsi, et mina lunastaja olen, aga üks lunastaja on ka, kes ligem on mind. Jää seks ööks siia ja see sünnib homme vara, kui tema sind tahab lunastada. Hea küll, siis lunastagu tema ja kui ei ole ta meele pärast sind lunastada, siis tahan mina sind lunastada nii tõesti, kui Jehova elab. Maga hommikuni. Ja ta magas tema jalgekatte juures hommikuni ja tõusis üles enne, kui teist võib tunda. Ja Boas ütles, ärgu saagu teada, et üks naisterahvas siin rehealuses käinud. Ja ütles, too täna riie, mis su peal on ja pea seda. Ja ta pidas seda ja tema mõõtis 6 mõõtu otre ja pani tema selga ja läks linna. Ja tema tuli oma ämma juurde ja ta ütles, kuida see on sinuga, mu tütar. Ja teine andis temale teada kõik seda, mis mees temal oli teinud. Ja ütles, need 6 mõõtu otre on ta mulle andnud, sest ta ütles mu vastu, ära mine mitte tühja kätega ämma juurde. Ja ämm ütles, jää siia, mu tütar, kuni sa teada saad, kuida asi saab käima. Sest see mees ei seisa rahu, olgu siis, et ta täna asja saab toime saatnud. Neljas peatükk. Boas võtab Ruti enesele naiseks. Ja Boas läks üles värava suu ja istus sinna maha ja vaata, lunastaja läks mööda, kelle Boas oli rääkinud ja Boas ütles, tule kõrvale sinna, mis su nimi ja istu siia maha. Ja ta läks sinna ja istus maha ja Boas võttis 10 meest linna vanemaist ja ütles, istuge siia ja nemad istusid maha. Ja ta ütles lunastajale, põllujagu, mis meie venna Elimeleki päralt on Noomi ära müünud, kes tagasi tulnud Moabi väliselt maalt. Siis ma mõtlesin, et ma tahaksin su kuuldes rääkida ja öelda, osta nende eest, kes siin istuvad ja mu rahva vanemate ees. Kui sa tahad lunastada, siis lunasta, aga kui seda ei taheta lunastada, siis anna mulle teada, sest ma tean, et ükski muu kui sina võib lunastada ja mina olen su järgmine. Ja tema ütles, ma tahan lunastada. Ja Boas ütles, sel päeval, kui sa ostad põllu Noomi käest, siis ostad sa ka seda ärasurnud mehe naise, Ruti Moabi naise käest, et sa ärasurnu mehele pead nime saatma ta pärisosa peale. Siis ütles lunastaja, ei ma või seda enesele lunastada, et ma mitte oma pärisosa ära ei riku. Lunasta sina enesele, mis ma pidin lunastama, sest ma ei või lunastada. Ja see viis oli vanast Iisraeli lunastamise ja vahetamise juures, et kõik asjad saaksid toime. Mees võttis oma kinga jalast ära ja andis teisele ja see oli tunnistuseks Iisraelis. 5. Moosese 25:9. Ja lunastaja ütles Boasele, osta enesele ja võttis oma kinga jalast ära.
ja Boas ütles vanemaile ja kõige rahvale: teie olete täna tunnistusmehed, et ma olen ostnud Noomi käest kõik, mis Elimeleki pärast ja kõik, mis Giljoni ja Mahloni päralt olnud. Ja ka Moabi naise Ruti ja Mahloni naise olen ma enesele naiseks ostnud, et ma surnu mehele nime saadan ta pärisosa peale, et surnu nimi ei saa ära kaotatud vendade seast ega tema paiga väravast. Teie olete täna tunnistusmehed. Ja kõik rahvas, mis värava suus ja vanemad ütlesid: meie oleme tunnistajamehed. Tehku Jehova naise, kes su kotta tuleb, Raeli ja Lea sarnaseks, kes mõlemad sigitanud Iisraeli sugu, ja tee vahvaste Efraimis ja saada enesele üks kuulus nimi Petlemmas. 1. Mooses 29:32 entes, psalm 30:22 entes. Ja saagu su sugu kui Peretsi sugu, keda Taamar Juudale ilmale tõi, soost, mis Jehova sulle annab, sest sinasest noorikust. Ja Boas võttis Ruti ja ta sai temale naiseks ja Boas heitis ta juurde ja Jehova andis temale, et ta käima peale sai ja tõi poja ilmale. Ja naised ütlesid Noomi vastu: Jehova olgu kiidetud, kes on teinud, et täna sulle pole lunastajat vaja ja tema nimi saagu kuulsaks Iisraelis. Ja ta saagu sulle hinge jahutajaks ja kes sind toidab su vana ea sees, sest su minija, kes sind armastab, on teda ilmale toonud. Seesama minija on sulle parem kui 7 poega. Ja Noomi võttis lapse ja pani teda oma sülesse ja sai temale kuivaks ammeks. Ja naabernaised panid temale nime ja ütlesid: Noomile on poeg sündinud, ja panid temale nime Obeb. See on Iisai isa, kes Taaveti isa. Ja need on Peeretsi sündimised. Peerets sünnitas Etsroni 1. Moosese 46:12 ja Etsron sünnitas Rammi ja Ramm sünnitas Aminabdi ja Aminabd sünnitas Nahsoni ja Nahson sünnitas Salma ja Salma sünnitas Boase ja Boas sünnitas Obedi ja Obed sünnitas Isai ja Isai sünnitas Taaveti. 1. Saamueli 16:11. Ruti raamatu ots. Et siin ei ole ainult tegemist nii-öelda piltliku näitega, kuidas lunastati tagasi nii vara, kui jätkati nii-öelda selle mehe liini, et tema järg ei kaoks. Et nii-öelda lapsendas või andis siis oma selle vereliini edasi. Ja siin ütleb ka, et Boas on ju tegelikult eelkäija kuningas Taavetile ja kuningas Taaveti soost tuleb ju Joosep lõpuks. Ja Joosep ju samamoodi lunastab neitsi Maaria, kes toob ilmale Kristuse.
et päris võimas. Olgu, sellega on rutiraamat on läbi. Jätkame siis teinekord.